tere Sõle spordikeskusest, head uut aastat kõigile, eriti saali jalgpalli armastajatele, kes on ennast sättinud siia ekraanide ette ja 3. jaanuar ja saali jalgpalli meistriliiga läheb edasi, 8. voor, 7 vooru on möödas ja kui vaadata tabeli seisu, siis et jah, sellised kaotused ja kui ma vaatasin, kui rääkida koosseisudest üldiselt, ma vaatasin hommikul igaks juhuks koosseisud üle, aga siin jälle Deniss Vnukov ja ei suutnud Deniss lugemine. Sööt Trevor Elchile ei olnud kõige mugavam võib-olla, aga nüüd Epic sööt Osipovile ja no kuidagi ei olnud otsustav Aleksandr Osipov selles olu. Ja Mark Boskin jälle rünnakul eksib ja Mitrofanov vasaku jalaga Trevor Elchi kaitseb Mark Boskini asemel lastud bunkeril. Ja juba Mark Boskin siin on ka rünnakul ja postitab Artur Bystrovi löög. Ja värav on paigast ära, tuleb ja Ilja Katškin ja kas lööb Boskin, ei, tuleb sööd ja kas Tünin lükkab sisse, ei, läheb mööda, mõned sentimeetrid mööda, noh, löögi või noh, pigem oli see nagu söödu tugevusega löög, kui nüüd on pall väravas ja Deniss Becker ei näinud Deniss Vnukovit, kes oli üksi tagumisel postil ja Marek Naali söödust saadab minna kaitsest rünnakule ja vaadake Beckerilt väga ilus spurt ja Sander Repik varba otsaga löög, siit poolt nurgalöögi andma. Ja Deniss Vnukov jälle vasaku jalaga ja parema jalaga ei läinud pall väravasse, ei lähe. Bunker partneri kasuks 16. minutil Deniss Vnukov, aga teist poolaega tema asemel alustas Artur Bystrov. Eks siin jah, jooksvad vahetused ja nüüd Marek Naal ja teine pall Artur Bystrovile, aga ei suutnud Artur palli väravasse suunata. Tema asemel ja Osipov palliga sööt Andrei Tjuninile, Tjunin üks ühele, ei löö palli, lööb mööda, aga kusjuures seal Kiili saalis jah, mängib Karabah ja Rummu, rääkisin esimese poole jooksul, no nüüd Deniss Vnukov, ei, Trevor Elchi ja Trevor Elchi ikkagi saadab teise palli väravasse, teeb seisuks 2-0 ja see on teise poole 8. Kiilis meil 11 minutit, et tõepoolest paralleelselt mängud. Osipov sööt Mitrofanovile, tagasi Osipovile, tagumise posti suunas ja nüüd Jevgeni Zinovjev näitab oma. Kui vaadata nimekirja, no vaatame veel, Trevor Elchil jällegi hakkas söötma, Trevor nüüd lööb kolmanda ja mängu kolmanda värava ja oma teise mängu 30. minutil. Need kolm mängijad, no kaitses Interil väga raske hakkab ja no nüüd hakkasid tulema need väravad ja Marek Naal lööb mängu 31. minutil. Siin selline väga lihtne pallikaotus. Epic sööt tagumisele postile ja Andrei Tjunin saadab palli bunkeri väravasse, teeb seisuks 4-1, 6-0 täpselt mängida, ehk siis 30 registreerida uusi mängijad detsembrist, 15. detsembrist 2. jaanuarini ja no vot nüüd kas ikka Deniss Becker saadab palli oma väravasse kogemata ja
SJK, aga Las saab hakkama Narva Unitediga. Nüüd kas Nuko, ei, Boris Podubny, mis teeb, Boris Podubny lööb. Vaatame, mis meil siin karistuslöögiga toimub. Marek Nalo ja Trevor Olhi palli taga. Nukov, Deniss Nukov lõpuks lööb oma teise värava ja võistkonna 36. minutil. Võistlused 21. jaanuaril ja kell 5 mängib Horvaatia ja Prantsusmaa. Siin Trevor Olhi saadab 7. palli ja oma 3. kübara ka puudu bunkeri koosseisus. No Deniss ja lööb ilusa kaarega oma mängu kolmanda selles mängus ja 8. No Jevgeni Zinoviv jah, palliga sööd Bõstrovile ja Trevor Olhi lükkab palli väravasse. Ja 39 sekundit enne mängu lõppu Trevor Olhi lööb 9. värava, 9-1 bunkerpartneri kasuks lõppes see mäng, 3 punkti bunkerile ja vaatame